Tere tulemast siis kallade 4. videosse. Selles videos me hakkame kallalehti tegema. Et mul on siin võttud valmis juba traat, krepppaberit ja siis ma lõikasin joonises selle kallalehe. Nüüd siin teeme siis samamoodi nagu tavaliselt, et lõikame selle diagonaalselt pooleks ja siis liimime kokku ja siis lõikame selle kuju välja. Et ma siit umbes lõikama sattus väga selline russis osa, enam-vähem siis diagonaalselt pooleks. Siis sätida kindlasti niimoodi nagu veekujuks. Või võib ka nagu selliseks tuuleloheks. Nii. Ja paneme siia ühele siis osale liimi. Ma panen juba siia selle traadi, nüüd pandis natuke ära, panen juba traadi siia enam-vähem valmis. Ja võib ka mõõta, et palju seda siit vaja oleks liimida, et jätida siia keskkohale peale. Siit alt juba võib ära lõigata, et siis me ei liimi üle liia. Teeme teise poolega samamoodi, et säti see siia keskele. Ja laiuselt on ta siis 12 sentimeetrit ja pikkuselt alguses võtsin 22 sentimeetrit umbes, et see terav osa ei aita meile kaasa. Nii. Jube krussi läks. Ja siis jälgi, et ta sulle jääb ikkagi õiget pidi, et kui sa selle nüüd siia peale paned, siis mul oligi praegu alati, et need jooned siis, kui sa paned sirgelt, et jooned siis sinna üles jookseksid. Nii, ja võtan liimipüstoli. Aga kehv jupp sattus mulle praegu siia kätte. Nii, ja ma panen siia seda liimi siia äärde. Nii, oma väga sirge käega ilmselgelt. Nii, ja proovime kiirelt selle traadi siia panna. Võtan suhteliselt pikk. Nii, ja siis proovime kohe siis selle teise osa kohe siia peale liimida. Alustame seekord poolt. Lähme siit järjest üles ja siis saab ülevalt poolt niimoodi sirgeks linnata. Kui sul jäävad need sellised lõpud, siis on päris raske teha. Kui ta niimoodi krussi tahab kogu aeg minna. Ülevalt juba kuivas ära see liim. Lendab. Vajutasin sealt kinni. Tegelikult ei tundnud kõige ilusam, aga pole hullu. Ja nüüd siis lõikame selle siit välja, et sätida siis siia keskele. Ja läheme mööda seda äärt. Et ega ta ideaalne ei ole, et ta nüüd siin krussis on. Piti nagu natukene pikkusest ka puudu, aga pole midagi. Lõikan seda siit vähemaks. Siit altpoolt. Proovin nüüd niimoodi ilusti lõigata. Üks pool sai tehtud. Me paneme ta siis nüüd teisele poole. Niipidi vist on isegi altpoolt on mugavam alustada parema käelistelt. Vaat siit alt tuli ka lahti. Panen siia ka. See vist oleneb ka sellest liimipüstolist. Ja kui kuumaks liim läheb.
nüüd siit ilusti kinni. Ma alustan siit kõige sellest ülemisest osast, kõige pikemast osast ja siis lähen siit ilusti üles ja siis pärast lõikan selle alumise osa. Ma lähen nagu suht enam-vähem selle joonise järgi, mitte nüüd, et peaks nagu nii täpselt olema. Nii natuke see traatiga lõigatud. Nii lõikame siit ka. Enam-vähem saada. Nii tuleb selline puhkust tuleb selline nagu puukujuline on ja nüüd on natukene kaares ka meil võime ta seda siit niimoodi sättida, painetada. Siia võib nende kaarte sisse võib natukene ka sellist lainet sisse tõmmata, et näeb kohe parem välja. Praegu mõni kõrgisab. Tõmbasin natukene lainet sisse, et ta näeb siis kohe nagu juba parem välja. Nii, ja varre nagu ikka võime siis katta krõpppaberiga. Kui sul jäi selliseid jupikesi, siis võid juba nendest lõigata neid ribasid, et kõik saaks nagu maksimaalselt kasutatud. Kõik krõpppaberit ei läheks midagi raisku. Nii, alustavad nendest pikemastest. Nii, siin võib ka kasutada, võtan selle jämedama otsa alguses. Väikse liimipüstoli täpikese, ta hakkaks haakuma ja siis kerin ta lõppu välja. Võib ka panna PVA täpikese. Ja loomulikult sa võid kasutada ka floristiteipi, kui sul on see olemas, et siis floristiteibiga saab ka väga ilusasti ära kaartada. Nii, väga kinni, et ma panen siia vahepeale veel liimi. Tegelikult päris väikse jupiga saab ju hästi palju ära kerida. Kui neid jupikesi maha kanda kohe. Nii, nüüd läheb paremini see kerimine. Nii, ja ma jätan selle terve selle traadi pikkuse praegu. Ma täpselt ei tea veel, kui pikalt ja millisesse vaasi ma tahan need panna. Et algne idee oli see, et ma panen nad nagu teen nendest tiibu. Ma kerin ühe korra veel siit ümber, et see vars jääks natukene jämedam. Et nüüd on see kõige pikem jupp, vist ongi seesama. Alustan sellest peenemast osast seekord. Vaatan, et see tulevad ilusti, et läheks ilusti kinni. Ma panen siia ka kohati sellised liimiteppisse. Ja see natukene palju. Iga koostööd ka. Ja neid liimiteppisse. Ma kirin tõesti sellist veel. Nii, altpoolt jäi praegu tegemata, sellest ei ole midagi.
nii ja lehekene saime nüüd valmis. Mul siin Kalla on siin vaasis ja ootab varre tegemist, aga praeguselt ma arvan, et jääb päris armas. Mõtlen, et kui kimpu sättida, siis võib-olla isegi need õied, kas nüüd Kalla vart siis nagu lühemaks teha, et nad jääksid nagu ikkagi ühes pikkuses siia või enam-vähem siis. Aga kohtume siis järgmises videos, kus me siis Kallale teeme varre korda ja siis paneme ta siis kimbuks kokku. Kohtume järgmises videos. Tšau!